Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake. Willkommen, bienvenue. Welcome, Fremder, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Saatana sünagoog. Johannese ilmutuse raamatu 2. peatüki 9. salm ütleb: Ma tean su viletsust ja vaesust, kuid sa oled rikas, ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog. Seda kirja kohta on seostatud Ashkenazi juutidega. Üks rikkamaid Ashkenazi juutide perekondi on Rothschildid, kes on läbi aegade vahendeid valimata hoidnud oma juhtpositsiooni. Rothschildid põlvnevad kasaaridest, kes võtsid omaks judaismi 740. aastal. Täna kuulub kasaaride muistne asuala enamalt jaolt Gruusiale. Ligi 90% inimestest, kes peavad end tänapäeval juudiks, on tegelikult kasaari päritolu. Ehk nagu nad ise end nimetavad, Ashkenazi juudid. Rothschildide vereliin ulatab Euroopa kuninglikesse perekondadesse ning uurijate andmeil on nendega seotud järgmised perekonnanimed: Astor, Bundy, Dupont, Freeman, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Sassoon, Taft ja Van Duyn. Rothschildid on tuntud ka oma sala- või sohilaste poolest, keda võib vajalikul hetkel upitada võimupositsioonile. See taktika algas juba esimese mehega, kes võttis endale Rothschildi nime. Juba temal oli salajas hoitud 6. poeg. 1743 Saksamaal Frankfurtis sündis Meyer Amschel-Bauer, Moses Amschel-Baueri poeg, kellest sai laenuandja ja ärimees.
1753 sündis Gutle Schnapper, Meyer Amschel Baueri tulevane abikaasa, lugupeetud kaupmehe Wolf Salomon Schnapperi tütar. 1760 sellel kümnendil töötas Meyer Amschel Bauer Oppenheimerite pangas Saksamaal Hannoveris. Ta edutati noorempankuriks. Pangas töötades tutvus ta kindral von Estorfiga. Oma isa surma järel pöördus Bauer tagasi Frankfurti, et võtta üle tema äri. Bauer muutis punase heksagrammi tähenduse järgi oma nime Bauerist Rothschildiks. Rott on saksa keeles punane ja Schild tähendab märki. Meyer Amschel Rothschild avastas, et kindral von Estorf on seotud Hessen-Hanau printsi William IX õukonnaga, Euroopa ühe rikkama kuningliku suguvõsaga, kes saavutas oma rikkuse sellega, et saatis Hesseni sõdurid palgasõduriteks teistesse riikidesse, et sealt suurt kasumit teenida. Süsteem, mis rahuvalvajate näol on käibel tänagi. Meyer Amschel Rothschild tegi kindraliga taas tutvust müntide ja nipsasjakeste odavama müümise ettekäändel. Teda tutvustati prints Williamile, kes oli soodsate tehingute peale majas. Nüüdsest oli tal jalg õukonna ukse vahel ja peatselt avastas ta, et raha laenamine valitsustele ja kuninglikule perele on palju kasulikum kui raha laenamine eraisikutele, sest laenud on suuremad ja tagasimaksed on kindlustatud rahva maksustamise näol. 1769 Meyer Amschel Rothschild sai prints Williami käest loa eksponeerida oma äripinnal silti M.A. Rothschild, ametisse määratud tema kõrgeausus Hanau printsi Williami poolt. 1770 Meyer Amschel Rothschild mõtles välja valgustatud salaliidu ehk Illuminaatide plaani ning usaldas selle väljatöötamise ja organiseerimise askenatsijuudile Adam Weishauptile, kes kandis Rooma katoliku rüüd. Illuminaatide ordu põhimõtete aluseks võeti Talmudi õpetused. Illuminaadid võtsid endale nime langenud ingli Lutsiferi järgi, kelle nimi tähendab valguse kandjat. Meyer Amschel Rothschild abiellus Gutle Schnappeliga. 1773 sündis Meyer Amschel Rothschildi esimene poeg Amschel Meyer Rothschild, kes nagu ka kõik teised pere meessoost järeltulijad asus 12-aastaselt pereäris kaasa lööma. 1774 sündis Salomon Meyer Rothschild. 1776 Adam Weishaupt
viis ametlikult lõpule Illuminaatide ordu salaplaani, mille eesmärk oli kõikide mittejuutide õhutamine üksteise vastu poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja religioossete meetmete kaudu. Salaplaani kaugem eesmärk oli see, et mittejuudid hävitaksid üksteist. Samal aastal imbus Weishaupt selle Illuminaatide doktriiniga vabamüürlaste organisatsiooni sisse ning seadis sisse Grand Orienti peakontori. See toimus Mayer Amschel Rothschildi korraldusel ja finantseerimisel ning need kontseptsioonid on vabamüürlaste seas üle terve maailma kasutusel veel tänagi. Weishaupt värbas ka 2000 uut liiget, kellele selle eest maksti. Nende hulgas olid kõige intelligentsemad mehed kunsti, kirjatöö, hariduse, teaduse, panganduse ja tööstuse valdkonnas. Illuminaatide õõnestamistaktika. Kuidas õõnestada valitsust? Kasuta rahalist ja seksuaalset väljapressimist, et säilitada kontroll juba kõrgetel positsioonidel olevate meeste üle. Seda kõikide valitsuste kõikidel tasanditel ja teistel võimu juurde pürgivatel aladel. Kui mõjuvõimsad inimesed olid illuminaatide valetamise, petmise ja kiusatuste lõksu püütud, hoiti neid lõa otsas väljapressimise, ähvarduste, paljastamisega, hirmutamise ja majandusliku laostamise kaudu. Mõnedel juhtudel oli tulemuseks nende ja nende pereliikmete surm. Kuidas õõnestada haridussüsteemi? Osa ülikoolide teaduskondi töötati välja sellisteks, et need tegeleks spetsiaalselt rahvusvaheliste sidemetega, hästi kasvatatud perede võsukestega, arendades neis erakordseid võimeid. Kuidas õõnestada poliitikamaailma, religiooni ja pankasid? Illuminaatide mõjuvõimu all olevaid arvamusliidreid ja spetsiaalse väljaõppe saanud tudengeid kasutatakse agentidena juhtivates institutsioonides, ekspertide ja spetsialistidena, et nad suunaks juhte uue maailmakorra loomisel, mis hiljem hävitaks valitsused ja religioonid, mida nad olid enne määratud teenima. Kuidas õõnestada ajakirjandust? Tuleb saavutada absoluutne kontroll ajakirjanduse üle, kallutades kõiki uudiseid ja infot sel viisil, et avalikkus hakkaks uskuma, et uus maailmakord on ainus lahendus inimkonna probleemidele. Prantsuse revolutsioon. 1777 sündis Nathan Mayer Rothschild. 1784
Adam Weishaupt andis korralduse, et Maximilien Robespierre algataks Prantsuse revolutsiooni raamatu abil, mille kirjutas Weishaupti kaastöötaja Javier Zvak. See raamat saadeti kulleriga Frankfurtis Pariisi. Ent teel tabas kullerit välk ning raamatu koos kõigi revolutsiooni puudutavate üksikasjadega leidis politsei. See anti edasi Baieri võimudele. Baieri valitsus andis korralduse läbi otsida Weishaupti vabamüürlaste Grand Orienti peakorter ning tema kõige mõjuvõimsamate kaastöötajate kodud. Baieri võimud olid kindlad, et see raamat oli vägagi reaalne oht eragrupi poolt, kasutamaks sõdu ja revolutsiooni oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. 1785 Baieri valitsus nimetas illuminaadid lindpriideks ning sulges kõik Grand Orienti Baieri ruumid. 1785 kolis Mayer Amschel Rothschild oma perega ühte Frankfurti 5-korruselisse majja, mida nad jagasid Schiffide perekonnaga. 1786 Baieri valitsus avaldas illuminaatide salasepitsused nimetuse all tõendid illuminaatide ordu ja sekti kohta. See dokument saadeti laiali kogu Euroopa kiriku ja riigipeadele, kuid hoiatusi ei võetud tõsiselt. 1788 sündis Kalman ehk Karl Mayer Rothschild. 1789 kuna Euroopa ignoreeris Baieri valitsuse hoiatust, siis õnnestus illuminaatidel algatada Prantsuse revolutsioon. See revolutsioon oli vesi pankurite veskile, sest selle kiiluvees loodi uus konstitutsioon ning viidi sisse seadus, mille kohaselt Rooma katoliku kirik ei tohtinud enam makse korjata ning kaotas oma maksuvabastuse staatuse. 1790 Mayer Amschel Rothschild ütles oma kurikuulsa lause: lubage mul välja anda ja kontrollida riigi raha ja mind ei huvita enam, kes kirjutab seadusi. 1791 Rothschildid saavutasid kontrolli raha üle Alexander Hamiltoni kaudu, kes oli nende agent George Washingtoni kabinetis hetkel, kui nad rajasid keskpanga USA-s, mille nimeks sai Ameerika Ühendriikide esimene pank. 1792 sündis Jakob ehk James Mayer Rothschild. 1796 Amschel Mayer Rothschild abiellus Eva Hanauga. 1798 John Robinson avaldas raamatu nimega Tõendid vandenõust kõikide Euroopa religioonide ja valitsuste vastu, kogutud vabamüürlaste, illuminaatide ja lugemisühingute salakohtumistel. Selles raamatus räägib Edinburghi ülikooli professor Robinson, kes oli oma aja üks juhtivaid intelligente ja kes 1783. aastal valiti Edinburghi kuningliku seltsi peasekretäriks Rothschildide vandenõu üksikasjadest. Šoti vabamüürlaste hulka kuulunud Robinson sai Adam Weishauptilt Euroopas koopia Weishaupti vandenõust. Kuigi ta teeskles salanõuga liitumist,
oli Robinson tegelikult selle vastu ja avaldas oma raamatu, mis sisaldas üksikasju Bayeri valitsuse uurimisest seoses Prantsuse revolutsiooni ja illuminaatidega. Sama aasta 19. juulil pidas Harvardi ülikooli president David Pappen loengu illuminaatide mõjust Ameerika poliitikale ja religioonile. 21-aastaselt lahkus Nathan Mayer Rothschild Frankfurtist Inglismaale, kus ta avas oma isa rahaga Londonis panga. 1800 Solomon Mayer Rothschild abiellus Caroline Sterniga. 1806 Napoleon teatas, et tema eesmärk on eemaldada Hesse-Kasseli jõukond võimult ja võimu nimekirjast. Seda kuuldes põgenes prints William IX Saksamaalt, siirdudes Taani ja usaldades oma tolleaegse varanduse väärtuses $3 miljonit Mayer Amschel Rothschildi kätte. Samal aastal abiellus Nathan Mayer Rothschild rikka Londoni kaupmehe tütre Hannah Barrett Coheniga. 1808 sündis Nathan Mayer Rothschildi esimene poeg Lionel Nathan de Rothschild. Salomon Mayer Rothschild kolis Austriasse Viini ja avas panga M. von Rothschild und Söhne. Lahingud panga tegevusloa pärast. 1811 Ameerikas avatud Rothschildide panga tegevusluba lõppes ja kongress hääletas selle pikendamise vastu. Nathan Mayer Rothschild ei olnud otsusega rahul, ähvardades, et tegevusluba kas pikendatakse või Ameerika Ühendriigid leiavad end hävitavast sõjast. Ühendriikide juhid jäid siiski enesele kindlaks ja Nathan käis välja uue ähvarduse. Andke neile jultunud ameeriklastele õppetund ja viige nad tagasi koloniaalstaatusesse. 1812 toetudes Rothschildide rahakotile andis Nathan Mayer Rothschild brittidele korralduse kuulutada Ameerika Ühendriikidele sõda. Rothschildi plaan oli kasvatada sõjaga Ühendriikide võlg selliseks, et neil ei jääks muud üle kui alla anda ja Rothschildide panga First Bank of the United States tegevusluba pikendada. Samal aastal suri Mayer Amschel Rothschild. Oma testamendis andis ta täpsed juhised, mida Rothschildide koda peab täitma. Kõik tähtsamad positsioonid pereäris pidid olema täidetud pereliikmetega. Vaid suguvõsa meesliikmed võisid osaleda pereäris, kaasa arvatud 6 sohilaps. On oluline märkida, et Mayer Amschel Rothschildil oli ka 6 tütart, nii et tänapäeval on Rothschildide dünastia hargnenud ka ilma Rothschildi perekonna nimeta kaugele. Juutide uskumuse kohaselt on juudi soost ema järglane puhast verd juut. Juudi peretavade kohaselt oli kombeks, et noored heidavad abiellu oma esimese ja teise põlve nõbudega, et säilitada verepuhtust ja head õnne. Mayer Amschel Rothschildi 18 lapselapsest abiellus 16 perekonnasiseselt.
Mayeri varanduse suurus jäi avalikkusele saladuseks. Ükski erapooletu isik ei osalenud varanduse hindamisel ja järgmiseks perekonnapeaks pidi saama pere vanim poeg. Seda tava saanuks murda vaid see, kui enamik perekonnast arvanuks teisiti. Nõnda saigi järgmiseks perekonnapeaks Nathan Mayer Rothschild. Jakob Mayer Rothschild suundus Pariisi, et asutada seal Rothschildi vendade pank. Sõda kui rikkuse allikas. 1814. Arvestades seda $3 miljonit, mille Hesse-Hanau prints William IX Mayer Amschel Rothschildile hoidmiseks usaldas, tuleb heita pilk juutide entsüklopeedia 1905. aasta väljaande 10. osa 494. leheküljele, kus on kirjas, et legendi järgi peideti see raha veinikastidesse ning toimetati varjule Napoleoni sõdurite eest, kui Napoleon marssis sisse Frankfurti. Raha tagastati puutumatuna samades kastides 1814. aastal, kui prints naasis Saksamaale. Entsüklopeedia viimane lause sedastab, et eelnevad faktid on pigem ärilise kui seiklusliku tähendusega, viidates sellele, et Rothschildid ei tagastanud seda raha prints Williamile kunagi. Entsüklopeedia andmeil investeeris Nathan Mayer Rothschild selle $3 miljonit kullas Ida-India kompaniisse, teades, et seda on vaja hertsog Wellingtonil Iberia poolsaarel lahingus. Kindral Arthur Wellesley ehk esimene Wellingtoni hertsog oli Briti vägede juht Napoleoni sõdades. Selle varastatud rahaga tegi Nathan ülikasumlikke tehinguid, müües Wellingtonile kulda, ostes seda tagasi ning vahendades Portugalile. 1815. Kõik 5 Rothschildide venda tegid koostööd, et varustada kullaga nii Wellingtoni sõjaväge Inglismaal oleva Nathani kaudu, kes juhtis sealset panka, kui ka Napoleoni sõjaväge Prantsusmaal oleva Jakobi kaudu, kes juhtis panka Pariisis. Lõppematud Napoleoni sõjad oli vesi Rothschildide veskile, sest sõja ajal sõlmitud tehingud tõid suurt kasumit ükskõik kellele võlgu anda. Laenule kehtis valitsuse garantii, kuna võitja aktsepteeris ka kaotaja võlgu. 6. sõda Napoleoni vastu toimus aastatel 1813–1814 ja Prantsusmaa vastasesse koalitsiooni kuulusid Austria, Preisimaa, Suurbritannia, Iirimaa, Ühendkuningriik, Hispaania, Venemaa, Rootsi ja Portugal. 7. sõda Napoleoni vastu toimus 1815. aastal. Sõjainfoga manipuleerimine. Samal ajal kui Rothschildid rahastasid mõlemat sõdivat poolt, kasutasid nad üle Euroopa asutatud panku,
et rajada konkurentsitult parim postiteenuste võrk koos salateede ja kiirkulleritega. Kullerid andsid oma info edasi Rothschildidele, kes olid niimoodi päevakajalistest sündmustest alati sammu võrra ees. Enamgi veel, need kullerid olid ainsad, keda lubati Inglise või Prantsuse armees suletud sõlmpunktidest läbi. Inglismaal olev Nathan Mayer Rothschild aga sai infot sõja käigust kasutada rahaturuga manipuleerimiseks. Üks Rothschildide kullereid oli mees nimega Rothworth. Kui britid olid võitnud Waterloo lahingu, startis Rothworth Inglise kanali poole ning tal õnnestus teade sõjavõidust edastada Nathanile 24 tundi enne Wellingtoni kullerit. Sel ajal nimetati Briti võlakirju konsoliteks ning neid vahetati börsi esimesel korrusel. Nathan käskis kõigil alumise korruse töötajatel hakata konsoleid müüma. See pani kõik teised kauplejad arvama, et britid on sõja kaotanud ja nad hakkasid kiiresti konsoleid müüma ja nende väärtus langes. Siis andis Nathan käsu hakata konsoleid tagasi ostma. Kui jõudis kohale õige info, et britid on sõja hoopis võitnud, kerkis konsolite hind isegi kõrgemale nende sõjaeelsest hinnast, kasvatades Nathani investeeringu panka 20-kordseks. See andis Rothschildide perekonnale täieliku kontrolli Briti majanduse üle ning Inglismaa oli sunnitud rajama uue panga, mida kontrollis Nathan Mayer Rothschild. Siinkohal tuleks ära märkida, et 100 aastat hiljem ilmus New York Timesis lugu, milles räägiti, et Nathan Mayer Rothschildi lapselaps oli proovinud kohtu kaudu kontrollida ühe raamatu ilmumist, mis sisaldas fakte tollasest börsiloost. Rothschildide pere väitis, et see lugu ei vasta tõele, kuid jäi kohtus kaotajaks. Just aastal 1815 ütles Nathan Mayer Rothschild oma kuulsad sõnad. Mind ei huvita, milline käpiknukk on pandud Inglismaa troonile, et valitseda impeeriumit, kus päike iial ei looju. Mees, kes kontrollib Briti rahavoogu, kontrollib ka Briti impeeriumit ja see mees olen mina. Ta uhkeldas, et 17 aasta jooksul, mil ta Inglismaal on olnud, on ta oma isa antud 20 000 naela suurendanud 2500-kordseks, 50 miljoni naelani. Rothschildid kasutasid oma mõjuvõimu Inglise panga üle muu hulgas ka selleks, et asendada kulla riigist riiki transportimine süsteemiga, mis toimib ka täna. Nad kasutasid oma viite üle Euroopa laiali olevat panka, et juurutada paber, arve ja tšekisüsteem. 19. sajand oli Rothschildide ajastu ning sajandi lõpuks omasid nad poolt kogu maailma rikkusest. Siiski oli üks asi, mis ei läinud nii, nagu Rothschildid oleksid tahtnud. 1814. aasta septembris algas Viini kongress, kus maailma poliitiline kaart sai teise näo. Rothschildid soovisid kasu lõigata tõsiasjast, et mitmed Euroopa valitsused olid neile võlgu ja luua oma võimu kasutades maailmavalitsus, mis kontrolliks kogu tsiviliseeritud maailma. Ent Venemaa tsaar Aleksander I,
ei olnud nõus alluma Rothschildide keskpangale ega läinud selle plaaniga kaasa ning Rothschildide maailmavalitsuse plaan nurjus. Raevunud Nathan Mayer Rothschild vandus, et ühel päeval hävitab tema või tema järglased tsaar Aleksander Esimese pere ja järglased. Ta pidas oma vandest kinni. 102 aastat hiljem rahastasid Rothschildid bolševikke, kes selle lubaduse täitsid, mõrvates tsaari perekonna. Siin tasub ära märkida veel, et maailmavalitsuse üks eestkõnelejaid, Ashkenazi juut Henry Kissinger, tegi oma doktori väitekirja Viini kongressist. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.